Tervist, minu nimi on Simo Soop, olen Vihuri Agris kommunaal- ja aiatehnika müügiesindaja ja täna räägiks siis Targa Tehnika Kodu järgmise tunnikese episoodi. Minuga koos on Janno Proberg, kes on siis samuti siis kommunaaltehnikaga seotud ja natuke ka suuremate masinatega. Tere Janno! Tere Simo ja tere kuulajad! Täpselt nagu Simo mainis, tegelen mina siis erinevate haakeseadmete, laadurite ja siis täpsemalt kommunaaltehnikas siis Ville masinatega, mis ongi nii-öelda kommunaaltehnika profidele mõeldud masinad. Just, et Villest räägiksime siis oma saate teises pooles, aga räägiks siis kõigepealt ära, et kes me oleme ja kus me tuleme ja millega me üldse tegeleme. Just nii. Et kokku on meil siis kokku 3 hoolduspesa Jürist Türile Tartus. Siis kokku sõidab üle Eesti kuskil umbes 16-17 Crafteri bussi. 2 nendest on siis veel mehed, kes siis tõsimate töödega tegelevad, ehk siis diagnostikamehed. Ja masinaid me siis remondimegi siis põhimõtteliselt kogu terve riigi peal. Just, ja kui kommunaaltehnikast nüüd vaadata, et siis võiks isegi öelda, et see Jüri keskus ilmselt on nagu suurema rõhuga ka sellele, kus on meil siis eraldi täiesti kommunaaltehnikale keskendunud ka hooldemehed. Ja kuna see Tallinna piirkond ja Harjumaa on ikkagi suure asustustihedusega ja Tallinna linnas on palju vaja koristada ja puhastada ja on olulised teed ja tänavad siin, siis ka seetõttu on see kontsentratsioon selle tehnikal siin suurem ja see meie rõhka nagu siis siin piirkonnas suurem sellele. Jah, et kasutame siis nii John Deere puhul kui ka Ville puhul kui ka Kraameri puhul siis originaalvaruosasid. Teeme selliseid ekspert-tšekke iga hooaja algus ja lõpp, kus me siis kutsumegi masinad kõik enda juurde, vaatame üle, et masinad oleks kõik järgmiseks hooajaks löögivalmis, kasutame siis, nagu ka öeldud, originaalvaruosasid, filtreid, õlisid, et kõik sellega kaasnev, et masinad kestaksid aastaid. Lisaks võiks ka mainida, et me ise oleme ka sellised suht hands-on vennad siin, et teeme ka kliendile palju demoüritusi, näitame masinaid, kuidas kasutada, ise õpime selle käigus, kliendid õpivad ja katsume olla ise siis selle valdkonnaga hästi kursis. Jah, käime messidel ja teeme ka ise väikseid messe selles osas just, et kutsume kliendid kokku ja näitame, mida meil on uut ja mis head vanad masinad meil ka on. Aga Simo, äkki tutvustaksid või räägiksid laiemalt, mis asi see kommunaaltehnika nagu üldse on, et siin sellisele võhikutele ka natukese? Jah, kommunaaltehnika siis ongi selline masinate sari, mis on siis mõeldud just töötama pikemaid aegasid, et just nagu eraldada siis kommunaaltehnika just kodukasutajast, et masinad saavad rohkem töötunde, nendega sõidetakse pikemalt, masinad peavad olema mugavad ja meie valikus on ikka päris korralikult neid masinaid ka, on ta siis väike traktor, on ta siis suur diisel murutraktor, on ta siis kommunaalmasin Ville ja nii edasi, et meil on igasse osasse midagi kindlasti pakkuda. Ja kommunaaltehnika teeb ju eriliseks tegelikult tema erilised omadused ehk tema erilised mõõdud, tema erilised tõenäoliselt hydraulika võimekused ja siis teatud spetsiaaltööriistade lisamise võimalused, et muidu võiks ju, mis kommunaaltehnika, et võtad tavalise mingisuguse traktori ja hakkad aga toimetama, aga päris nii vist ei ole. Jah, et kõiksugu seadmed käivad masinale ette, masinale kõhu alla, masinale mootori peale, masinale siis järgi, et kõik sellised masinad, mis on nagu multifunktsionaalsed taskunoad, need ongi kommunaalmasinad. Äkki siis, Simo, räägiksid lähemalt, mis on John Deere valikus pakkuda siis kommunaalvaldkonnale? Jah, et alustaks siis nagu, ei saa öelda, et kõige väiksematest masinatest, aga et alustaks siis sellisest masinast nagu John Deere Z-Track, et see on siis 2 kangiga juhitavad niidukid. Neid on nii bensiini kui diiselmootoriga, sellel aastal siis just uued tooted siis ongi bensiinimootoriga suured kommunaalmasinad. Et nendega on siis võimalik number 1 siis muru niita, on võimalik muru siis multsida, mis on väga populaarne, paljudel objektidel just ongi vaja muru just multsida, või siis näiteks ka koguda. Et niiduteki valikud 48 tollist kuni 72 tollini,
ehk siis kõik need valikud, kas ta siis viskab külje peale välja, kas ta viskab taha välja või siis multsib, jätab siis kõik maha, et kõik need valikud on siis nagu olemas. Et ja mis nagu selle Z-Tracki puhul on tugev eelis, et paljud kliendid arvavad, et näed, et masin on ainult 2 ratast tal veavad, on ju, et kas ta ka nagu igalt poolt mägedest küngastest ülesse saab, et siin nagu tookski nagu selle näite, et kuna masinal on siis 2 hüdromootorit, üks paremal pool, teine vasakul pool ja kangiga siis täpselt niimoodi juhid, kui sa need mõlemad kangid ettepoole lükkad, siis mõlemad rattad on nagu block-differ ühe sõnaga, et ei pea kartma neid kallakuid nende masinatega, et kindlasti julgen seda soovitada. Aga kui tullagi tagasi selle juurde, et kui me räägime siis küngastest ja mägedest ja sellistest rasketest tingimustest, siis on meil ka selline sari nagu X900 seeria. Seal on siis kokku meil 4 masinat, üks masin on siis täiesti koguv masin, mis siis on tagarattaveoga, diiselmootoriga ja ainult kogub siis tahakasti kõik. Näiteks saan tuua, et meie Lilleküla staadionil kasutatakse seda siis selliste alade niitmisel, mis on siis ütleme siis jalgpalliväljakust eemal, ehk siis kõik seal ümber, kõik need alad on selle masinaga niidetud. Siis on masinal, järgmine masin oleks siis ka tagarattaveoline, esirattad keeravad, siis on sellest 4-rattavedu ja 4 rattast keerab, ja siis on esirattad keeravad ja tagarattad ja 4-ratta vedu, vabandust, aga siis esirattad keeravad. Ja sellele masinale ka on võimalik siis niidutekid, erinevad laiused ja kuni sinnamaani välja, et on võimalik talle ette panna siis ka näiteks hari, lumesahk, siis veel lumefrees, meie tingimustes võib-olla isegi mõnel talvel läheb seda vaja, aga võimalik masinale ka veel tagumised aisad panna ja sinna, kuna masinal on 24 hobujõudu, siis sinna kõiksugu freesid, mullafreesid, mis iganes sinna jõuvõtu võlli pealt käivad, kõik on võimalik sinna külge panna. Ja tookski jälle järgmise näite, et näiteks Stefandi mägede otsas oli meil hea test ka endal, et mehed ütlesid, et kui masin suudab siit mäest üles minna, siis me selle masina ostame ja see masin sinna jäi. Et väga, väga tublisti teeb seal tööd ja võtab suuri kallakaid just tänu oma 4-rattaveole. Nii, siis järgmisena võtaks siis frontaalniidukiga masinad, et see on siis niisugune 4-rattaga masin, tagasilt tal siis keerab ja ette võimalik siis panna näiteks niiduorgan, erinevad laiused jälle, erinevalt kas viskab siis külje peale, viskab taha välja ja talveks saab sinna lumesaha ette, kas siis libliksaha või siis sirgesaha ja igasugused freesid ja jäätmaniidukid, et ka selline valik on meil tegelikult täitsa olemas, on ta siis kabiiniga või ilma. Näiteks jällegi kasutab Karksi vallahooldus oma mägede peal seda masinat, et neil oli vaja just hästi laia niidutekki ja et masin suudaks mägede peal ilusti sõita. Ja seal ju lisab kasutusmugavust kindlasti ka kabiin, et sellisele professionaalsele kasutajale on kuumas päikeses või sellises kehvema tuulega ilmas on palju mugavam seal kabiinis olla tegelikult ja sama nööverdavus samamoodi. Jaa, ta keerab väga hästi ja teine asi ongi see, et meie kabiinid on siis alati, kui kabiin saab valitud, siis on seal nii soojendus kui ka konditsioneer ja kabiinid on suurestatud, see tähendab seda, et kõik õhk, mis sinna kabiini tuleb läbi filtrite, et kuskilt läbi põrandaaukude mingisugust õhku sinna sisse ei tule. Ja mul tuleb ka meelde, et siin demopäeval oli need ka väljas ja ikkagi üks professionaalne niidumees, kes Z-Tracki laadse masinaga muidu töötab, siis tema oli väga rahul just sellega, ütles, et oleks ainult saaks oma Z-Trackile ehitada kabiini peale, oleks ikka kordades mõnusam. No just, ja kui sa saad seda masinat ka talvel kasutada, siis talvel on ikkagi ilma kabiinita masinaga ikka natukene karm, et nii palju, kui meil seda talve muidugi on, aga seda ikka eelmise aasta näitel ikka koli. Jah, ja ega siin ei ole imestada, kui siin varsti on ka vaja detsembris ja jaanuaris näiteks muru niita, aga väljas võib ju olla kõle talvetuul ja teed selline jäine kõik. Jah, nagu näiteks tänane ilmgi ei ole üldse mitte kena. Just, ja siis on meil veel valikus John Deerel väiketraktorid, et väiketraktorite valik läheb siis nagu 4 seeriasse, 1., 2., 3. ja 4. seeria. Esimeses seerias on meil 26 hobujõudu, teises seerias 26 kuni 36 hobujõudu, 3. seerial 33 kuni 46 hobujõudu ja 4. seeria kõige suurem, kuskil 2 tonnise massiga masin on siis 52 ja 66 hobujõudu. Sellele traktorile samamoodi
käib siis esilaadur külge, võimalik juba natuke kõrgemale, olenevalt siis masinast, osadel siis väiksemad laadurid seal kuskil 300-400 kilo, kõige suuremal seal üle tonni. Niidutekid käivad väiksematele kõhu alla, kus on automaatne ühendamine, midagi ise tegema ei pea olema suurt võtmekasti ja naabrimeest appi paluma, et niiduteki alt ära võtta. Masin sõidab niidutekist üle, automaatselt ühendatakse kõik ära. Samamoodi käib see esilaadur sealt hästi lihtsalt eest ära. Oleme ka ühe video teinud, kus me veendusime, et 2 minutiga on võimalik panna see külge ja ka ära võtta. Ja kõik võimalikud lisad, mis talle siis haiskade otsa käivad, et samamoodi olenevalt masina jõust, mingisugused freesid, puulõhkumismasinad, no väga suur valik on seda kõike. Jah, ja omalt poolt ütleks, et see väike traktor on ikkagi väga asendamatu asi väikses maamajapidamises, et kui inimesed siin tänapäeval kõik üritavad siin maale kolida ja seal toimetada, et siis seal ta oleks tõesti asendamatu pill, et seal on ka jõuõtu väll valikus ja saab erinevaid siis seadmeid kasutada. Just, ja meil ongi nagu siis ütleme kodumajapidamisse ilmakabiinita selline E-sari ehk siis niisugune nagu ekonomi, et seal on siis, ei käi küll see niidutekk sinna kõhu alla, aga on niisugune hästi lihtne ja niisugune robustne masin, kus on siis võimalik samamoodi kõik lisasid sinna taha haiskade külge, kuna jõuõtu väll on olemas ja esilaadur tal juba küljes, nii et kindlasti tulge meie keskusse vaatama, mis valik meil koha peal saada on. Ja kindlasti tekitab see külameestes ikkagi oluliselt elevust, et kui oma väikse rohelise väljakuuri alt ajad ja hakkad seal toimetama. Täpselt nii. Nii, siis meil on järgmine teema oleks lehekoristus, et lehekoristuseks on meil erinevad täiesti niisugused iseseisvad süsteemid firmalt Forestil. Neil on siis omal siis imurisüsteem selle sama haagise küljes, haagisel on erinevad suurused, samamoodi need imurisüsteemid on põhiliselt 2 siis jõudu, 13 hobujõudu ja 18 hobujõudu. Isegi niisugused moodsamad variandid käivad täitsa elektristarteriga, et vajutad aga nuppu ja läheb see imur siis käima ja siis on võimalik seda kas siis järele vedada, käib siis selline huulik sinna haagisele veel endale alla, ehk siis lehed kogutakse sealt kohe otse siis haagisesse või siis ühendada ära meie suurepäraste John Deere niidutekkidega, et siis sõidab siis kas väike traktor või murutraktor ees, sealt terad annavad lehtedele esimese hoo sisse ja juba imur tõmbab nad kõik siis sinna haagise sisse. Et sellised väga moodsad lahendused ja mis kõige tähtsam, Eesti oma toode. Jah, ja lisaks veel juurde, et mõnevõrra võib tunduda selline pentsik võib-olla niidutekiga lehti koguda, aga me omast siin kogemusest avastasime, et see on tegelikult väga hea lahendus, kuna kui lehti kukub ka oksi ja siis see niidutekk aitab purustada need oksad ja selles mõttes ikkagi teeb päris hea tulemuse. Ja lisaks sinna kogumiskärusse, mis on Forestili käru, saab ikka päris korraliku massi kokku pressida ikkagi. Jah, see käru näeb võib-olla väljast alguses esialgselt nagu väikene välja, aga tänu sellele purustile ta hakib need võimalikult väikseks ja see hunnik, mis sealt välja lõpuks tuleb, on päris muljetavaldav. Ja käru on mugavalt kallutatav ja toimetatav. Et seal on ka mitu erinevat süsteemi, kas on siis käsipump, on täiesti võimalik panna akude pealt eraldi nii, et sõiduautoga toote ta hunniku kõrvale ja nupust saate kasti pärast hiljem kallutada, et kõik variandid on olemas, et ka seda samat lehekoristussüsteemi on meie käest võimalik saada. Aga siit läheks siis esimesele pausile, tuleme siis varsti tagasi. Tere tulemast tagasi, Janno, nüüd ma veel natukene räägiksin veel mõnest huvitavast John Deere asjast ja siis jõuame lõpp-point on meil siis Ville, et... Jaa, ole lahke, võta oma eksima. Jah, aitäh. Et räägiks siis John Deere Gatoritest, et mis see Gator siis on? Gator on, kõik teavadki, mis on ATV, ehk siis istud peal lenks on sul käes ja saad siis sõita, aga Gator on siis UTV, millel on siis kabiin ümber ja käes ei ole mitte lenks, vaid rool ja pedaalid, mis on ka siis võrreldes ATV-ga, kus sa pead vahepeal mingit eeblit katsuma. Et masin oluliselt turvalisem, masin on siis kastiga varustatud, olenevalt siis masinast, kas ta on siis 2-kohaline või on ta 3-kohaline, 4-rattavedu, on siis nii bensiinimootorit, elektrimootorit kui ka diiselmootorit, et kõik valikud. Masinale käivad siis külge erinevad, kas siis vintsid, lumesahad, puisturid kasti ja kasti külge, et hästi suur nagu kasutusala, et
et kasutavad näiteks Kehra linna kogu linna hoolduseks, kasutatakse sellist Gatorit, kogu prügimajandus, lumelükkamine on selle masina peal, põllumehed kasutavad, käivad jahil, kasutavad lihtsalt abimasinaks, hobusekasvatajad näiteks oma aedikuid parandavad sellega, et see kast on nagu väga oluline ja olenemata siis masinast, kastid siis kallutavad kas manuaalselt või elektriliselt ja 500 kilo siis suurematel masinatel saab sinna peale panna ja ta selle kõik ka maha kallutab. Et sellised masinad on meil ka täitsa olemas. Kes täna veel kasutavad, siin 2 elektrigeitorit sõidavad meil ringi, siis üks siis botaanikaaias ja teine Vabaõhumuuseumis, et seal ongi vaja, et oleks rahu ja vaikus, siis ta vaikselt ainult siristab nagu tänapäeval väga moodne elektriauto juba, nii et ja selle elektrigeitoriga saab terve tööpäeva ilusti tööd teha, olenevalt siis muidugi temperatuurist, et -20-ga ka nagu elektriautodki on see range nii nimetatud, siis kindlasti nagu lühem. Aga see valik on meil täiesti olemas ja vastavalt jah, siis mis töödeks ta iganes plaanitud on ju, ja isegi värvi saab valida, et täna Jüri keskuses on meil selline kamuflaažiga, et saab täitsa ära peita ja on ka klassikaline John Deere roheline ja veel igasuguseid värve, et täna on masini lihtsaks tehtud, et plastiku detailid saad ükskõik mis värvi värvida või kleepida või tellida lihtsalt teised värvid ja ongi masin täiesti teist nägu. Ja kas mitte Gatorit ei kasutata ka päris professionaalselt, ütleme niimoodi, et minu teada ka Kaitsevägi ja näiteks Päästeamet kasutab Gatoreid? Täpselt nii, Kaitseväel on kokku 10 masinat erinevateks töödeks ja siis Päästeametil on kokku 21 tükki neid. Et igas Eesti linnas tegelikult aitab kulupõlengutel ja inimesi metsadest ja kuskilt, kes hädas on, välja tuua, et seal on kohe platvormid olemas inimeste veoks, lisaks on siis kustutussüsteemid koos eraldi oma paagiga, kus nad siis survepesuritega kustutavad siis näiteks metsapõlenguid, mida oli sellel aastal siin täitsa mitmeid. Ja kuni sinnamaani välja, et ka põllumeeste põllud on läinud väiksest sädemest seal süttinud ja mitmed hektarid on ära põlenud, et seal kõik nad on olnud abis. Ja raskema maastiku jaoks on ju võimalik Gatorile ka roomikkomplektid alla tellida ja ka hiljem järel paigaldada. Täpselt nii, et ka tegelikult üks komplekt on meil olemas, loodame, et saame sellel talvel seda ilusti näidata, eelmine talv oli meil selline, et küll lund oli küll palju, aga kahjuks ütleme siis lumehooaja alguses ei olnud meil masinat, mis siin alla panna, kuna need lindid on ka täpselt, bensiinimootorile on täpselt ühed lindid, diiselmootorile teised lindid, et meil oli täitsa komplekt olemas ja kindlasti saab neid ka meie juures näha. Ja mis mina Gatorite kohta võin ütelda on see, et mulle meeldib kõige rohkem see kinnise kabiiniga, kus on ikkagi akraid vändata ja saad raadiot kuulata ja 3 istet ees, kus sa võid 3 ilusti istuda ja ka masin on autoregistris registeeritud ja võid sellega poodi minna küla jaanipeole või kuhu iganes vaja minna on. Kas või seenele. Kas või kirikusse. Et jah, tõsi, masinad saab võtta ilusti kõik arvele, masinad siis lähevad D-kategooriasse ehk siis B-kategooria juhilubadega on võimalik selle masinaga sõita, et ja suuremad masinad jah, tõesti 3-kohalised, nii et kõik mahuvad peale ja kes jäävad maha, need saavad kasti minna. Jah, et Gator on ikka, võid aga ka nalja teha, aga võid ka väga tõsist tööd teha, et selles mõttes on superville. Täpselt nii ja lisaks veel see, et moodsamal variandil on ka võimalik täitsa konditsioneer, et nagu autosüsteem on seal peal, et väga mõned hetked ja on mõnus jahe seal ka sees, et see kõik on võimalik sinna peale tellida. Aga Janno, mis me veel räägime? Meil on üks põhiasi rääkimata. Jah, et räägiks siis mõne sõnaga Ville kommunaalmasinatest. Ehk Ville kui selline on siis Soome päritolu bränd ja masin. Esimene Ville siis toodeti 83. aastal ehk circa 40 aastat on neil juba ajalugu ja neid mudeleid on siis omajagu, et hetkel on siis 5 eri suurust mudelit, et alates 2 tonnist massist kuni siis 7 tonnini äkki. Ja
Ville on siis selline väga eriline, vägagi eriline pill, et mul on siin öeldud, et Ville on põhimõtteliselt ratastel hüdropump, mis iseloomustab tegelikult seda masinat väga hästi, kuna tal on vägagi suure võimekusega hüdraulika pumbad peal, seal on võimekusi näiteks esilaadurile seal 70-80 liitrit minutis, 130 liitrit minutis hüdraulika võimekust suunata, samas võimalik ka tagalaadurile seda suunata. Ja nagu me ennist rääkisime, saab panna sinna esilaaduri külge erinevaid seadmeid, saab masina mootori ruumi peale panna, saab masinale taha rippesse panna, siis agregaate. Ja Ville on siis meil siis Vihuri grupi ettevõte, ehk me võime ütelda, et see põhimõtteliselt on meie enda grupi siis tehas, asub siis Soomes Loimaal, mis on siis selline 2 tunni autosõidu kaugus Helsingist siis ja mis on sellises ilusas väikses kohakeses, kus siis tublid inimesed neid villesid kokku panevad seal. Ja villesid on vägagi laialdaselt kasutusel ka Eestis, et siin viimane aasta oleme isegi siin turule neid päris hulga toonud, ehk siin ka Tallinna linnas on uusi villesid näha, saavad korralikult vatti, koormus on neil suur, sest linn on suur, puhastada on palju, eriti see talv oli lund meil kõvasti. Et nii ta on. Jaa, aga räägi äkki nendest lisadest, et mis need lisad on, mis enim küsitakse ja mis sinna külge peale saab panna? No siis eelkõige räägiks siis Ville enda nii-öelda toodetud lisadest. Et esilaadurile on võimalik siis erinevaid nii-öelda tavakoppasid, siis on kõrgkallutavad kopad, kus on siis võimalik masinaga tõsta kõrgematesse konteineritesse või kuhjata lund kõrgele näiteks. Lisaks sellele on spetsiaalne lehtede kogumis selline otsik, võiks öelda, mingi selline 1,5 meetrit lai, et siis tekitab hõrenduse ja siis mootori katte peale käib suur mahuti, kuhu saab siis lehed kokku imeda, kuivad lehed kenasti. Lisaks on kõrgsurvepesuri võimalus või on võimalik siis seda nii-öelda mingit platse pesta, kus on ka alati kaasas ka käsiotsik, millega saab näiteks väga hästi pesta liiklusmärke, erinevaid mingeid seinasid, mis iganes pindasid puhastada. Ja on ka võimalik panna peale siis masinale selga veepaak, kus siis võib kasutada vett või soolalahust näiteks libeda tõrjeks või siis lihtsalt tänavharjaga märgpuhastuseks. On ilma kogurita tänavaharjusid, on koguriga tänavaharjasid. Siis mootori katte peale käivadki siis näiteks kallutavad kastid, kuhu saab panna puiste materjali või tööriistasid. Lisaks juba eelpool mainitud need veepaagid, nii survepaagid kui mitte survepaagid. Ja mis võiks veel huvitavam, selline instrument olla on 9-meetrine korvtõstuk, mis käib siis taha nii-öelda masina süsteemi külge, jah. Et see on päris selline muljet avaldavalt, voldib ennast ilusti kokku sinna mootori katte peale ja saab tegelikult, ma arvan, et siin täiesti standardset tänavalgustus postid saab neid hooldada, saab pirne vahetada, oksi lõigata, saab, ma ei tea, kas või jõulukuus kehtida. Jõulukuusele tipu panna. Tipu ka võib panna, jah, sest nii kõrged need kuused meil on. Jah, just. Täpselt. Et võib-olla veel räägiks veel korra lahti, et kellelgi võib-olla ei ole pilt ees, et milline see ville on, et ehk siis, et kõik see võimalus sinna mootori katte peale neid asju panna on siis tänu sellele, et tal on keskelt liigend, ehk siis nagu kabiin ja esilaadur on siis nagu ühel pool, siis tuleb liigendi koht ja siis ongi tagumused rattad ja mootor on siis nagu seal, et siis sellepärast ongi võimalik kõiksugu seadmeid ka sinna mootori katte peale nagu panna. Ja lisaks kasutusmugavuse mõttes ka, ta on täishüdrostaatiline lahendus on, seal ei ole vaja mingisuguseid käigugruppe valida, põhimõtteliselt on vajutad seal gaasipedaali, masin liigub ja mis Ville teeb veel eriliseks ongi ütleme 2 põhiasja on siis masina laius ehk ja kõrgus ehk üleüldse gabariidid ja teine asi ongi see hüdraulika võimekus tegelikult. Miks ei saa näiteks tavatraktoriga kuskil väga lihtsalt neid kergliiklusteid näiteks puhastada? Ta lihtsalt ei mahu. Jah, ta ei mahu, tal on see manööverdus palju parem, on liigendraam,
võimsad hydraulika pumbad on peal, kus saab kõiki neid seadmeid kenasti kasutada ja see teebki ta väga eriliseks. Ja lisaks ka on kabiin väga mugav ja vaikne tegelikult. Jaa, noh rääkimata lisadest kliimaautomaatika, õhkiste, raadio, Bluetoothiga, CD ja MP3-ga, nii et kõik lisad on seal olemas. Et saab kõike tellida juurde küll, jah. Just, aga äkki siis räägid, kas Villel on mingid uuendusi tulemas? Ja, et on nüüd uued mudelid, Ville 475 ja 675, kus veel väikse sellise lisanimena või märgina on selline delta märk seal, kolmnurk juures, ehk see märgibki siis nende masinate nagu seda uuendatud kabiini, mis on siis selline natukese veel kumeramate klaasidega, natuke avaram, lisaks ka vaiksem ja siis ütleme, et kogu see masina välimus on nagu uuendatud. Et kerepaneelid on nüüd teistsugused, on võimalik siis eri värvi paneelidega muuta masinat näiteks enda firma värvidesse sobivamaks, mis iganes. Näiteks roosaks? Näiteks kas või roosaks, et siin piire pole, et on vaja need RAL-koodi teada ja põhimõtteliselt tehakse need plastikud, mis värvi iganes. Ja idee poolest, kui masin on ära kasutatud 1 5 või 10 aasta pärast ja panna järelturule, võib need osta täiesti uued paneelid ja masin näeb väga värske välja. Jah, ülejäänud masin on siis nagu musta värvi ja paneelid on siis täpselt sellist värvi nagu iganes pähe tuleb. Ja, aga see on selline disainiline muudatus, mis on vägagi silmatorkav ja väga hea mulje jätab kõik see välimus ja kõik need uus kabiini asjad, aga olulised muudatused on tegelikult ikkagi masina juhtimise ja opereerimisega seotud, ehk siis täiselektriline siis juhik ehk joystick, mida on nüüd võimalik lausa programmeerida oma ma ei tea, kas siis operaatori või siis töömehe järgi või siis oma nende lisaseadmete järgi, näiteks salvestada saharežiim, määrata ära seal hüdroõli hulgad, mis mingisuguse seadme tarvitamiseks on vajalikud, ehk siis vahetad seadme ära, täna harjad, homme pesed kõrgsuure pesuriga, ülehomme on siis lumesahk ees, kõik need seadistused on võimalik siis salvestada ja seda lihtsam on seda masinat kasutada koos nende eri seadmetega, et sa ei pea iga kord hakkama kruttima seal mingisugused asju. Jah, et operaator saab siis valida ainult selle õige seadme, sealt menüüst leiab üles, eestikeelne menüü on kõik, valib sealt selle õige seadme, vajutab sealt sobib ja kõik on seadistus täpselt nii nagu eile, kui ta harjas. Jah, et see on nüüd täiesti uus lahendus, mida varasemalt ei olnud ja lisaks ühe nupuga kiiruse hoidik, nagu ütleme, võib ütelda, et on sõiduautol, et sa sõidad mingisuguse kiiruse, vajutad nuppu, ta hoiab sul seda kiirust, et saad tähelepanu pöörata seal seadmetele, harjamisnüanssidele või vuru niitmisele, et jah, üks hea lisa oli veel, mida vanematel masinatel polnud, oli siis selle laaduri kiiruse reguleerimine, et mõnes töödes on vaja seda laadurit hästi kiiresti üles alla, teistes täpses laadimistöödes, kus ta pead üle kastiserva saama, seal on jällegi vaja, et just vaikselt töötaks. Nii et. Jah, just nii ja nüüd kõik see nii-öelda tarkus on siis näha ja ka siis uue 7-tollise ekraani pealt, mis on täiesti hea graafikaga, minu arust oli vägagi lihtsa kasutamisega ja nagu me enne ütlesime, ka eestikeelse menüüga täiesti. Ja üks hea lisa veel, mis ma sealt välja ise sirvisin, oli siis keskmäärimise süsteem, et üldiselt enamus tellimused on kõik meil keskmäärimise süsteemiga, vanematel masinatel siis said sa kõike seda aega, kui palju ta siis pumpab ja mis intervalli järgi ta seda pumpab, aga nüüd uus süsteem on siis selline, et kui masin seisab, tiksub koha peal, siis sinna õli ei panda ja masin saab ise aru, et kui sa hakkad taga tööd tegema, siis ka lisatakse sinna õli vastavalt siis nii palju, kui vaja on. Et väga hea mugav, see tähendab siis seda, et sa hoiad seda õli koguste lihtsalt nagu kokku, et muidu ta pumpab niisama, masin on ilusti kõik küll õlitatud, võib-olla isegi liiga palju õlitatud on ju, aga kasutegur on nagu väike on ju. Just ja kui rääkida üleüldse veel lisaseadmetest, siis oleks nagu patt piirduda ainult siis Ville enda toodetavate lisaseadmetega, et tegelikult on võimalik sinna ju ükskõik millise tootja mingisugused erisahkasid või mis harjasid näiteks külge panna. Ja on ta siis kopp, on ta siis hari, et kinnitused on, neil on enamjaolt 3 kinnitust, Ville enda oma ja sellised 2 nagu enam levinud, et mis kinnitus aga sinna ette läheb, seda sinna külge saab panna ja tegelikult hüdroasjadega täpselt samamoodi. Et kõik, mis hüdro pealt käib, kui kinnitus sobib ja hüdrootsad sobivad, siis selle asja saab sinna ette panna, et see valik on nagu väga-väga suur tegelikult. Jah, ja Ville
annab ka näiteks 2 aastat garantiid oma masinale, et see on täiesti standard, et usuvad sellesse masinasse ja Simoga oleme ka tehases käinud, et täiesti korralik töö seal käib ja koostamine, et ei ole midagi häbeneda. Just. Aga siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, mis me veel, kus me oleme, mis me veel teeme? Jah, et osaleme siis septembris 10–12 toimuvale Tartu motoshow'l ja seal on meil väljas siis Ville masin, meil on väljas seal John Deere kommunaalmasinad, meil on Kraameri väike rataslaadur seal väljas, mis ka on võimalik kommunaaltehniliselt kasutada. Ja ise oleme ka seal kõik need päevad, ehk tulge läbi, võtke nööbis kinni, küsige rohkem infot. Meil on seal huvitavad lahendused seal selle Gatori osas just, et mõtlesime välja niisuguse väikse võistluse ka, et aga seda siis täpselt just koha peal, et tulge kohale ja on võimalik võita üks väga kasulik asi endale sügiseks. Jah, ja kuulake ikka meie Targa Tehnika kodusaadet, kas siis YouTube'ist, SoundCloudist või siis Vihuri Agri kodulehel. Ja head tervist kõigile! Ja, kõike paremat!